võistlus läks minu jaoks päris hästi. Ütleks nii, et esimene ja viimane päev olid minu lemmikud, kus siis ma sõitudes sain esimese koha kirja. Teine päev oli kõige keerulisem, ütleks nii. Et tõesti, et väga suuri shift'e maa pealt oli raske ennustada ja ütleks, et see oli võib-olla siuke raskem natuke, aga muidu väga tore võistlus ja sai jalgu sirutada ja kallutada, et ootan juba rõõmuga järgmist etappi. Pärnul üllatavalt oli väga ilus ilm, 3 päeva järjest. Teine päev oli küll natuke vaiksem ja keerutavam, mis oli päris rõve. Seal läks natuke pekki ka, aga muidu oli väga mõnus ilm. Viimasel päeval nüüd meretuul ja sellega sarnaselt päris head, saab lainet sõita ja nii. See oli päris lõbus lõpuks. Ja üldiselt täitsa meeles. Ma jään võistlusega väga rahule, kuna on näha, et talvel tehtud töö on ära tasunud ja tugevate tuultega suudan ma head käiku hoida. Ja veel jäin rahule sellega, et mul lõpuks hakkasid stardid välja tulema ja julgesin julgelt liinile minna. Ja põhikonkurentid olid mul kindlasti mu ka klubikaaslased, tüdrukutest just siis, ja oli paras ragistamine seal 3 päeva. Siin Pärnus oli 3 päeva päris mõnusat purjetamisilma. Saime teha 9 sõitu, mis on päris haruldane, et kõik sõidud saab ilusti peetud. Tuul oli suhteliselt tugev minu jaoks vähemalt. Viimasel päeval puhus ikka korralikult ja mulle taganttuled väga meeldisid. Sai kiiresti lainega klissi ja kiiresti alla sõita. Ja kõik 3 päeva olid imelised purjetamisilmad, et esimesed 2 päeva olid natuke keerulisemad. Tuul tegi igasuguseid trikke, et tuli kohaneda kiiresti. Ja täna oli natukene lihtsam, et tuul oli rohkem ühe suuna pealt. Konkurendid olid kõik tublid, et midagi ära ei antud lihtsalt. Et Kaare Ratnik, Tavaannus, Evaannus, Robin Juul, et kõik tegid mu elu väga raskeks. Võistlus oli pigem keeruline, et esimesed 2 päeva siis saime maatuult, mis oli ka üsna tugev. Olud olid pagilised, kallutades võis vette kukkuda, aga õnneks siis viimasel päeval saime ka natuke meretuult, mis oli vähe stabiilsem ja millega oli palju mõnusam sõita. Ja võistluse korraldus ise oli ka väga hea, et kõik sõidud said kiiresti tehtud, ei pidanud vee peal kaua külmetama, isegi kuigi ilm oli hea. Päike paistis, tuld oli tegelikult isegi natuke liiga palju minu jaoks, aga taganttuled ja pakstagid olid sellised minu leivanumbrid. Tahan tänada ka meie aeropurjetajaid, tänu kellele ma üldse RS6-l sõitsin, kelle käest sain põrje, kelle käest masti alumisosa, et tänan neid. Ja muidugi ka Pärnut üldiselt, et ilus ilm, aga natukene külm vesi. Pärnu pakkus 3 päeva ideaalset purjetamisilma, et kõik läks nii, nagu oli plaanitud. Ei olnud siin mingit probleemi ja tüdruk saab ka ilusti poistel ära teha, kui on vaja. Et vaatab, teeb Eestis veel mõned võistlused ja järgmine suurem võistlus on siis juuli lõpus on MM Prantsusmaal, et proovib seal ka kulla peale välja minna.